Tervist! Minu nimi on Madis Veskimägi, töötan perearstina Tõstamaa tervisekeskuses ja teen valvetööd Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Minu töökoht Tõstamaa asub Lääne-Pärnumaal, maakonnakeskusest on kaugus siia umbes 150 kilomeetrit. Piirkonnas elab paar tuhat elanikku ja suvekuudel on elanike arv veelgi suurem. Asudes tööle Tõstamaale sai peagi selgeks iseloomulik detail, nimelt patsientide usaldus pöördumisel kõige erinevamate probleemidega. Olgu selleks siis haav, mis vajas õmblust, paise, mis vajas avamist, healoomuline nahakasva ja sisse kasvanud varbaküüs. Neid probleeme lahendades sain aidata patsiente nende kodulähedases tervisekeskuses. Praktilise ja teoreetilise väljaõppe nendeks sain õpinguaastatel ülikoolis ja praktikaaastatel Pelgulinna haiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Mustamäe haiglas. Eesti meditsiinitavades erinevad väikekirurgilised ja invasiivsed protseduurid kuuluvad erakorralise meditsiini osakonna kitsama eriala spetsialistide õdede töövaldkonda. Leian, et see pole mõistlik. Lihtsama protseduuri vajadusel tähendab see patsiendile ajakulu ootamisele, transpordile. Pikenevad kitsama eriala spetsialistide, keerukamate protseduuride ja suurte operatsioonide järjekorrad. Kitsama eriala spetsialist on ülekoormatud lihtsamate protseduuridega, mis oleks sama hästi tehtav perearstikeskuses. Jällegi kannatavad patsiendid. Mida me saaksime teha olukorra parandamiseks? Lahendusena pakun välja lihtsamate protseduuride teostamise perearstikeskuses. Seni juurdunud meditsiinikorraldust on raske muuta, sellega on harjanud meedikud ja patsiendid, kuid algust on vaja teha. Rääkides väikekirurgiast ja protseduuridest perearsti praktikas tuleb täpsustada, millest me räägime. Need on invasiivsed meditsiinilised protseduurid, mille läbiviimiseks ei ole vaja eritingimusi, aastate pikkust väljaõpet, mille risk on suhteliselt väike. Need on protseduurid, mis on esmatasandi arstitöös sagedased, kuid mille rutiine teostamine kitsama eriala spetsialisti poolt pole põhjendatud. Ja alati peab meeles pidama, et ka kõige lihtsamana näiv protseduur nõuab teostajalt täit tähelepanu poolt ning vastuargumentide hoolikat kaalumist. Igapäevases perearsti töös vajab neid protseduure keskmiselt 10–15% patsientidest, ehk siis 1-2 protseduuri päevas. See tagab ka piisava kogemuse kujunemise ja säilimise. Vajadus protseduuriks selgub kas patsiendi tavapärasel vastuvõtul või erakorralisel pöördumisel peamiselt vigastuste tõttu. Enamus protseduure on tehtavad 5–10 minutiga. Seega on tavapärane 15-minutiline vastuvõtt täiesti piisav. Sageli ongi nii, et sama vastuvõtu käigus teostame läbivaatuse, mõned täpsustavad uuringud, olgu selleks siis ultraheli uuring, dermatoskoopia, laboratoorsed testid ning näidustuste olemasolul järgneb protseduur. Nii on võimalik ühe vastuvõtu käigus ära teha töö, millele kuluks 3-4 eraldi pöördumist pikema aja jooksul. Ladusa töö aluseks on tööjaotus perearsti ja pereõe vahel. Üldjuhul teeme protseduuri koos õega. Järelravi toimub õe iseseisval vastuvõtul. Ülimalt tähtis on kord kõiges. Iga instrument, ravim, haavaravitoode peab olema omal kohal, võimalikult käepäraselt paigutatud ja valmis kohaseks kasutamiseks. Väikekirurgiliseid protseduure teostatakse eraldi paiknevas, mitte läbikäidavas ruumis, protseduuride kabinetis. Selle põranda pindala on 15 ruutmeetrit, ruumi keskel paikneb protseduuride laud. See on lihtsalt üles-alla liigutatav ja kallutatav, sellel on käetugi. Väiksemate ja eakamate patsientide tarbeks on 2-astmeline trepp. Teistest esemetest paikneb ruumis sahtlitega kapp,
igas sahtlis on käepäraselt kõik vajalik. Sidematerjal, teibid, kippsidemed, ühekordsed linad, maskid. Ruumi seinale on kinnitatud 2 kappi ravimite ja haavaravivahenditega. Kappide vahel on riiul süstaldega. Ruumis paikneb protseduuride ratastel lauake. Selle sahtlis on valmis koheseks kasutamiseks autoklaavitud ja pakendatud instrumendid ja hava sulgemiseks erineva suurusega atromaatilise tõmblusmaterjalid. Ruumi seinakappi on ladustatud sidematerjal, kateetrid, punktsioonikomplektid, protseduuride steriilsed linad, suuremad kulutarvikud ja teised abivahendid. Kõige vajaliku käepärane paigutamine võimaldab vajadusel kohe alustada protseduuriga, kulutamata aega instrumentide ja sidematerjali varumisele ja ettevalmistamisele. Oluline töölõik on kabineti jäätmekäitlus. Eraldi kogutakse tavajäätmed, eritistega sidemed ja teravad torkavad jäätmed. Nende edasine utiliseerimine toimub koostöös maakonnahaigla kahjutustamiskeskusega. Kasutatud korduvkasutatavad instrumendid asetatakse peale kasutamist leotav desinfitseerivasse lahusesse. Vastava aja möödumisel järgeb nende loputamine, pakendamine ja autoklaavimine. Autoklaavimine toimub abiruumis Auru kõrgsurve autoklaavis. Millised on sagedasemad protseduurid perearsti praktikas? Oleneb aastaajast, ilmastikuoludest ja teistest asjaoludest. Erineb protseduuride mõningane varieeruvus. Võimalik on välja tuua sageduse alusel järgmised protseduuride rühmad. Esmalt traumaatilise haava esmane käsitlus, kirurgiline korrastus ja õmblus. Siia kuulub ka piirdunud esimese teise astme põletuse ravi. Jäsemete kinnise vigastuse, fraktuuri ja distensiooni, luksatsiooni diagnostika, vajadusel reponeerimine ja kipslaase asetamine. Pindmised, mädaprotsessid, abtsessi intsisioon ja treneerimine. Healoomulise naha ja nahaluskoe kasvaja eemaldamine. Fikseerime materjali formaliini 10% lahusega ja materjal on fikseeritud. Kroonilise jäsemehaavandi hooldus. Järgneb erinevad punktsioonid ja süstiraviprotseduurid, steroidiinjektsioonid peri- ja intraartikulaarselt, põlve eksudaadi punktsioon, rinna eemaldamise järgse vedeliku eemaldamine, pleura eksudaadi ja assiidi punktsioon. 7. rühm on küüneprotseduurid. Küüne osaline või täielik eemaldamine sissekasve tõttu ühes liiglihavohand eemaldamisega. 8. rühm nina-kõrva protseduurid. Epistaksise kaustika hõbenitraataplikaatoriga ja tüsistumata võõrkehade eemaldamine. 9. rühm uroloogilised protseduurid, epitsüstostoomi rajamine ja vahetus. Ja 10. rühm erinevad silmaprotseduurid, võõrkeha eemaldamine üla- või alalau alusi või kornea eespinnalt, samuti komplitseerumata raheterade ehk alasjoonide kirurgiline ravi. Mida teha, et kõik laabuks hästi? Kõige tähtsam on patsiendi ja arsti vaheline usaldus, arsti teoreetiline ja praktiline ettevalmistus. Väga täpselt tuleb aru anda sellest, milline on patsiendi seisund, kirjeldada võimalikult täpselt haigust, teostada hoolikas diferentsiaaldiagnoos ning arutada erinevaid ravivõimalusi. Kirurgiline ravi on ainult üks mitmest ravivõimalusest. Enne protseduuri teostamist tuleb veel kord patsiendiga läbi arutada erinevad ravivõimalused ja nende kättesaadavus. Hoolikalt tuleb tutvustada protseduuriga kaasnevaid riske.
Tegemist on ju invasiivsete protseduuridega, millega alati kaasneb väiksem või suurem risk erinevate tüsistuste tekkeks. Need on küll väga väikesed, aga võimalus on siiski olemas. Hinnata tuleb verejooksu võimalust, põletiku teket, armiteket ja armi tüsistumist ka näiteks keloidkoe vohamisega. Ja väga mõistlik on patsiendiga koos vormistada informeeritud kirjalik nõusoleku vorm enne protseduuri teostust. Kipume alahindama haige füüsikalist uurimist, vaatlust, palpatsiooni, anamneesi kogumist. Seda ei tohi alahinnata. See on väga tähtis, andes sageli piisava info, et teha näidustuste olemasolul vajalik protseduur. Aga siiski täpsustavatest uuringutest väärib rõhutamist ultraheli uuring pindmistest kudedest. Selle aparaadiga on võimalik hinnata vedeliku olemasolu anatoomilistes struktuurides ja määrata sobiv koht punktsiooniks. Röntgenoloogiline uuring. See on asendamatu jäsemetraumade hindamisel käsitlemisel. Uuringu talletamine pildipangas võimaldab vajadusel radioloogi ja traumatoloogi kaugkonsultatsiooni. Nahalesioonide hindamisel on väga väärtuslik digitermatoskoopia. See seade võimaldab vaadelda nahalesiooni ja seda hinnata ABCDE algoritmi alusel. Võimalik on uuringulõiu salvestamine, mõõtmine ja hindamine dünaamikas, samuti nõu pidamine kogenuma spetsialistiga. Täpsustavatest laboratoorsetest uuringutest, mis on võimalik teha vastuvõtu ajal, tuleb eelkõige rõhutada C-reaktiivse valgu tähtsust. See seade võimaldab hinnata põletiku aktiivsust ning otsustada antibakteriaalse ravivajaduse. Teistest laboratoorsetest uuringutest omab suurt tähtsust veresuhkruproov ja täisvereproov analüsaatoriga. Tegemise ja töörõõmu kõrval on oluline protseduuride rahastamine. See toimub Eesti Haigekassa poolt raviteenuse arve alusel. Leian, et makstav tasu on mõistlik. Perearst saab Haigekassa poolt pea- ja baasraha. Sellega on võimalik katta püsikulutused instrumentidele ja aparatuurile. Mõtlemise koht on aga tõsiasi, et sama protseduur eriarstiabi raviasutuses maksab umbes 5 korda rohkem. Tulemuses vahet ei ole. Haavaõmblus, paise avamine ja hea loomulise nahakasva eemaldamine käib ikka ühtemoodi. Eestis puudub perearstide väikekirurgia alane sisuline täiendkoolitus. Arvatakse, et see ongi nii lihtne, et piisab arstiteaduskonna läbimisest. Väidan, et see nii lihtne ka ei ole. Pean õigeks sisulise, laiahaardelise täiendkoolituse korraldamise ja regulaarse pädevuse hindamise. Isiklikult mulle on väga oluline valvetöö maakonnahaigla erakorralise meditsiini osakonnas. Seejuures on kõige väärtuslikum praktiline töö, uued kogemused, haigusjuhtude lahendamine ja võimalus arutada kolleegidega tehtut. Viimase 1,5 aasta jooksul olen patsiendi nõusolekul jäädvustanud Tõstamaa tervisekeskuses ja maakonnahaigla erakorralise meditsiini osakonnas 100 erinevat protseduuri. Protseduurid on jäädvustatud reaalajas operatsiooni valgusti külge kinnitatud digikaameraga. Hiljem olen lisanud montaaži käigus kirjed, uuringu tulemused ja võimalusel ka kaugtulemuse. Nii on valminud 100 õppefilmi. See oleks ka minu tagasihoidlik kingitus meie riigi 100. aastapäevaks. Olen need õppefilmid laadinud YouTube'i. Kõik need algavad nimetusega väikekirurgia perearstile. Järgneb protseduuri täpsem nimetus. Ühelt poolt õppimiseks ja julgustuseks peremeedikutele, teiselt poolt aga patsientidele, kes teaksid neid protseduure oma perearstilt küsida ja oodata, mitte lihtsalt võtta saatekirja. Ja kõige tähtsam, rõhutan koostöö tähtsust meditsiini erinevate osapoolte vahel. Meditsiini esmatasand, eriarstiabi, maakonnahaiglas ja töö kõrgemas etapis. Eesmärk ei ole kellegi töö äravõtmine, vaid just nimelt sagedasemate ja lihtsamate protseduuride teostamise patsiendi kodulähedases tervisekeskuses
säästes neid nõnda tarbetutest rännakutest, aja ja rahakulust.